Hiinas toimus šokeeriv sündmus, mis on seotud Venemaa Föderatsiooniga. Endine Hiina kaitseminister Li Shanfu, kes juhtis Hiina RV kaitseministeeriumi 2023 aastal ning varem töötas kõrgetel ametikohtadel Kesksõja nõukogus ja Hiina rahvavabastusarmee ridades. Ja just tema rajas väga tiheda sõjalise koostöö venelastega. Lõpuks mõisteti ta korruptsiooni asjas surma. Aga kogu selle loo iva seisneb selles, et just see minister rajas sõjalise koostöö Venemaaga ajal, mil metsikud venelased tungisid täiemahuliselt Ukrainasse. Just tema vastutas selle eest, et Hiina toetas Ukraina vastast sõda. Ja Hiina meedia kirjutab juba, et pärast seda juhtumit hakkasid paljud ametnikud märkama seaduspärasust. Need, kes on ühel või teisel viisil venelastega koostööd teinud, saavad kõige karmima karistuse. Ja siin on teile uudis. Veel üks Hiina armee kindral, kes käis aktiivselt Venemaal, kohtus Putiniga ja leppis kokku sõjalise koostöö arendamises. Mõisteti samuti surma. Minu nimi on Aleksei Bitši, arutame seda koos. Aga enne kui arustame, palun tellige see kanal, pange sellele videole like ja jätka oma kommentaar selle video alla. See aitab väga palju kaasa sisu levikule YouTube'is ja ma olen teile selle eest tänulik. Niisiis, endine Hiina kaitseminister Li Shanfu, kes juhtis kaitseministeeriumi 2023 aastal. Enne seda oli ta kesksõjalises nõukogus, töötas kõrgetel ametikohtadel Hiina rahvavabastusarmee koosseisus ja nii edasi. Eelmisel päeval mõisteti ta korruptsioonisüüdistuse tõttu surma, kuid karistuse põhjused ja ulatus võivad teid üllatada, sest Li Shanfu ei ole ainus. 68-aastane Li Shanfu, keda peeti siiski Xi Jinpingi soosikuks, tunnistati süüdi altkäemaksu võtmises ja andmises ning mõisteti kõrgeimale karistusele 2-aastase täideviimise edasilükkamisega. Samuti võttis kohus Li Shanfult eluaegselt kõik poliitilised õigused ja konfiskeeris kogu tema isikliku vara. Ja sisuliselt on see justkui kõrgeim karistusmäär Hiinas. Tuletan meelde, et Li Shanfu sai Hiina kaitseministriks 2023 aasta märtsis ja püsis sellel ametikohal vaid 7 kuud. Kuid kõige huvitavam algas sama aasta sügisel, sest siis kadus ta avalikkuse eest varsti pärast visiiti Venemaale ning hiljem sai teatavaks, et kindral on uurimise all. Asi on selles, et just visiit Venemaale sai selle tagakiusamise katalüsaatoriks. Varem oli Li Shanfu Xichang'i kosmodroomi direktor, strateegilise toetuse jõudude ülema asetäitja. Hiinas juhtis ta aastatel 2017-2022 Hiina keskse sõjalise nõukogu vägede väljaõppe ja varustuse osakonda. 2018. aastal sattus ta esimese Hiina kõrge sõjaväelasena USA sanktsioonide alla. Kas teate mille eest? Ta sattus sanktsioonide alla osalemise eest Vene hävitajate Su-35 ja S-400 raketikompleksid ostmisel. Ja me tuleme selle loo juurde veel tagasi. Financial Timesi allikad, kes on tuttavad Ameerika luure andmetega, väitsid, et Hiinas algatati Li Shanfu suhtes uurimine seoses rikkumistega selle Vene sõjatehnika ostmisel. Samuti mõisteti surmanuhtlus 2 aasta pikkuse edasilükkamisega korruptsiooni eest Li Shanfu eelkäijale kindral Wei Fenghele. Ta juhtis Hiina kaitseministeeriumi aastatel 2018-2023. Li Shanfu ja Wei Fenghe järglane kindral Dong Jun, kes määrati kaitseministriks 2023 aasta lõpus, sattus samuti korruptsioonijuhtumi uurimise alla. Enne ministriks määramist oli ta Hiina armee mereväe ülemjuhataja ning enne seda teenis ta kõigis Hiina peamistes mereväeüksustes. Nende 3 järjestikuse ministri juhtumid said lõpuks osaks ulatuslikust altkäemaksu uurimisest Hiina rahvavabastusarmees, mille tulemusena jäi Hiina kindraliteet peata. Xi Jinpingi algatatud puhastuse käigus jäi Hiina kommunistliku partei kõrgemas sõjalises organi Hiina kesksõja komisjon 6 liikmest ametisse vaid 1. Ja vähemalt 30 erinevaid väeliike, sõjateatreid ja nii edasi juhtinud kindralist ja admiralist jäi ametisse vaid 7. Ülejäänud saadeti RR-u või kadusid, kaasa arvatud paljud neist, kes määrati nende asemele.
2024 aasta suvel heideti Wei Fenghe ja Li Shangfu Hiina kommunistlikust parteist välja ning nad kaotasid oma kindrali auastmed. Reeglina asendatakse need surmaotsuse täideviimise edasilükkamisega Hiinas eluaegse vangistusega ilma võimaluseta armu saada. Ja siin on väga oluline rääkida midagi huvitavat ja põnevat. Li Shangfu sai omal ajal Venemaa-Hiina sõjalise liidu sümboliks juba enne, kui ta asus juhtima kaitseministeeriumi. Olles hankeosakonna juhataja, kureeris ta võtmetehinguid, mis tugevdasid Venemaa kaitsetööstust. Ta korraldas Su-35 hävitajate ja S-400 süsteemide ostu. Selle eest sai temast esimene ametnik maailmas, kelle vastu USA kehtestas sanktsioonid seoses sidemetega Moskvaga. Siin peetakse silmas just esimest Hiina ametnikku. Ja nüüd nähti just nendes tehingutes korruptsiooni. 2023 aastal, kui temast sai minister, valis ta demonstratiivselt Venemaa oma esimeseks välisvisiidiks. Kohtumisel Vladimir Putiniga rõhutas ta, et kahe riigi sõjaline koostöö on astunud uude ajastusse. Ja nende partnerlus on tugevam kui ükskõik milline klassikaline sõjaline liit. Nüüd on tal lõpuks surmanuhtlus. Wei Fenghe ja Li Shangfu tegevus pakkus Venemaa sõjatööstuskompleksile sellise päästerõnga pärast täiemahulise sõja algust Ukraina vastu. Just nende järelevalve all sai Hiinas kriitiliste komponentide peamine tarnija. Umbes 90% kogu mikroelektroonikast, mida Venemaa kasutab tiibrakettide ja tankide tootmiseks, tuleb Hiinast. Justni 2 kindralit on korraldanud nii, et Hiina tagab umbes 70% Venemaa relvatootmiseks vajalike tööpinkide impordist. Li Shangfu ajal kasvas järsult Hiina raskete veokite ja eritehnika tarmimine. See võimaldas Venemaa armeel lahendada logistilisi probleeme rindel, kui raudteed sattusid löögi alla. Veelgi enam, mõlemad ministrid koordineerisid süsteemide ühistööd. GLONASS ja Beidou, Venemaa ja Hiina süsteemid, mis aitavad täpses positsioneerimises ja luures. Lisaks registreeriti kõrge lahutusvõimega satelliidipiltide edastamist, mida võidi kasutada Ukraina ründamiseks. Seetõttu võib öelda, et Wei Fenghe pani aluse usaldusele Venemaa ja Hiina vahel, aga Li Shangfu ehitas üles keeruka varustussüsteemi, mis sisuliselt muutis Hiina-Venemaa tööstuslikuks tagalaks. Ja nüüd on mõlemad surma mõistetud. Siia panen 3 punkti. Kirjutage oma arvamus ja järeldused selle video kommentaaridesse. Telli kanal, vajuta kellukesele ja ära unusta panna laiki. Kui soovite selle YouTube'i kanali tööd toetada, olen teile selle eest tänulik. Seda saab tehes annetuse ükskõik millise summa ulatuses selle video all olevate linkide ja rekvisiitide kaudu. Valige endale sobiv viis. Olen tänulik teie toetuse eest või kasutage oma ekraanil olevat QR-koodi. See on kõige lihtsam viis selle kanali töö toetamiseks. Ja liituge minu Telegrami kanaliga Pechi News, selle link on samuti selle video kirjelduses. Sellega on kõik, hoolitsege enda eest, tšau kõigile!